Tere tulemast Best of BFM-i intervjuudesse filmitegijatega. Minuga on siin Verise Väitsa kunstnik ja režissöör Rauno Laikja ja Maria Paiduk. Tere! Tere! Tegemist on siis adaptatsiooniga, mille autor on Albert Kiivikas. Mis algselt siin Rauno selle loo juurde tõmbas ja miks sa otsustasid just sellest filmi teha? No tegelikult meil oli koolis siis selline projekt nagu adaptatsioonide projekt, mille siis stsenaristid pidid valima seekord lood ja siis pitchisid neid siis režissööridele ja produtsentidele. Ma mäletan, et selle loo puhul tegelikult esmapilgul see jooksis mul, ma isegi ei kirjutanud midagi üles, sest see tundus väga selline mitte minulik. Aga kõik teised tundusid liiga minulikud või siuksed komöödiastiilis asjad, mis ma nagu kuidagi tundusid lihtsad. Ja siis ma mäletan, kui ma produtsent Susannaga vaatasin üksteisele otsa, meil tekkis mingi tunne, et miks see esimene lugu meid kummitama jääb. Ma arvan, et see oligi nagu terve selle filmi tegemise võti, et teha filmi, kus juba selle novelliga ma ei tea, kui mitut korda ma seda novelli lugesin, mingi 100 korda. Sa nagu õpid sellest novellist, kogu aeg üritad muidugi õppida stsenaariumist, sest loost, võtteplatsil. Et see oli täpselt selline lugu, mis tahtis väga palju sellist uurimist ja siuke tumedat teemat ka. Et väga huvitav oli lihtsalt teha midagi, mis algselt tundus, et üldse ei oleks minulik. Et jah, kuidagi sealt tuli see inerts. Ja Maria, sama küsimus ka sulle, et miks sa otsustasid just selle filmi kunstitöö enda peale võtta? See pitchi järgi lugu tundus kõige avatuma nagu võimalusega luua midagi uut juurde. See on tõesti oli väga minimalistlik lugu, ma ütleks, ja õudne. Mul oli alati tahtmine luua mingit õudusfilmi laadset asja või siukest. Maria, minu arust üks selle filmi paljusid tugevaid külge on just kunstiline pool ja see, kui unenäoline ja samas õudne ja kuskil selline veidras sellises omamoodi maailmas see kõik eksisteerib. Kuidas sinu protsess välja nägi, selle maailma loomine ja kuidas need võttepaigad lõpuks ehitati ja kus see kõik alguse sai? Alguses sai kindlasti minu režissööri ja operaatoriga pikki koosolekuid läbi viies. Iga koosolek tõi uusi nagu väljendusvahendeid, uusi ideid. Lõpuks see nagu arenes ja see oli nagu novellis välja mõeldud maailmast. See erines väga nagu tulemuses, mis me lõime ise. Et see on ikka päris pikk protsess, millest ma saaks rääkida, aga... Ja võib-olla siis Rauno sulle edasi, et mis olid kõige suuremad muudatused ja kas oli raske ka seda lugu mugandada, et milliseid ohverdusi või asju sa lisasid või võtsid ära, et kuidas see protsess sinu jaoks välja nägi? Ja ei, me üritasime kõigepealt aru saada sellest novellist. Ja kui me lõpuks jõudsime arusaamiseni, et me otsisime midagi hästi sügavalt ja tumedat sealt seest. Ja kui me lõpuks jõudsime arusaamiseni, et võib-olla seal ei olegi seda tegelikult sügavat ja tumedat, vaid ta räägib ikkagi pigem sellisest novellis oli lihtsalt niimoodi, et kõrtsu tuli mees, kellel oli nuga ja kõrtsmuku jaoks tundus see nuga verine. Ja siis ta nägi unes, kuidas teda ära tapeti ja siis kui ta üles ärkas, siis ta avastas, et see tüüp, kes talle kõrtsu tuli, oli surnud ja tal oli kõhu peal mitte verine nuga. Ehk siis natuke teistsugune oli see kõik. Me kuidagi läksime natuke käest ära, me hakkasime ikkagi otsima mingit tumedaid osasid sellest loost. Ja me tahtsime teha sellise, et nagu justkui mineviku, mingi tume minevik tuleb talle nagu järgi. Et me lõitsime mingi võtme ühel hetkel selle sama nagu tumeduse teema ja tumeda mineviku teema ja kuidagi see oli ka see üks põhjuseid, miks me mustvalgeks selle tegime. Et kuidagi tundus, et
siis seda nagu tume ja hele teemat saab kuidagi konkreetsemalt väljendada ja mustvalgega kõik struktuurid, asjad nägid palju ägedamad välja, noh eriti kui kõik sai ehitatud ise. ja no kindlasti üks põhjus oli ka see, et siis ei ole nagu vaatajal küsimust, et kas tegemist on, tal on natuke need reeglid nagu kohe siukse muinasjutulise või sellise reegli annab kohe kätte, et sa ei pea nagu vaatajana väga kaua vaeva nägema, et aru saada, et see on mingi siuke väljamõeldud maailm. Sealt edasi minnes filmi minu jaoks meeldejäävaim koht oli siis laulu osa, ma ei teagi, kuidas seda täpselt kirjeldada, mis filmi keskosas on, mis kuidagi jäi mind samamoodi nagu see lugu võib-olla teid mõlemat väga kummitama ja see annab nii palju kuidagi atmosfäärile, sellele maailmale juurde, isegi kui ma nagu täpselt ei oska isegi seletada, mis selle võib-olla nagu sügavam mõte on, aga miks, kas see oli ka algselt novellis olemas ja kui jah või ei, siis miks oli tähtis kas lisada või alles jätta? See ei olnud novellis kindlasti niimoodi. Ma nüüd ei mäleta, see novelli alguses vist oli mingid lapsed kõndisid mööda või 2 last või midagi siukest ja kuidagi sealt võtsime kinni, et kuidagi tundus, et et muidu on nagu, kui sellel kõrtsmikule tuleb nagu ainult üks, ütleme selline minevikust pärit tume, mis ta siis iganes on, kuidas keegi seda tõlgendab. Noh, võib-olla siis tema ise on ju, tema enda mingi mineviku teemal, siis me tahtsime nagu kuidagi seda laiemaks teha, et sellel omakorda sellel, kes tuleb külla, tal on nagu omad nagu, ma ei tea, et me tegelikult alustasime seda väga tiivilt, aga me ei hakka seda kõike ära seletama, sest ma räägin selle filmi puhul, me läksime nagu väga sügavale ja ma ei tea, kui palju seda reaalselt see ei peagi otseselt, ütleme välja filmist tulema, et kõik selle sügava kihi saaks nagu kätte. Aga meie enda jaoks tegi see asja kuidagi hästi huvitavaks. Aga jah, need 5 poissi olid kuidagi tegelikult esindasid mingit sellist viitepattu või viiteasja, mis ta on teinud ja kuidagi minevikust sellised, nad vist ütlesid ka tegelikult seda keset laulu midagi sellist. Ma ei mäleta, mingi ahastus ja mingi iha ja mingid siuksed asju. Et kuidagi sealt see tuli ja see tundus selline asi, mis võiks ka ärritada seda siis külalist. Et kui kõrtsmikule ei meeldinud see külaline, et siis külalisel oleks omakorda siis need ärritajad. Et jah, sellest võibki jääda rääkima, aga noh, peaasi vist, et see mingi tunne sealt, et andaks selle mingi tunde edasi ja siis jah, et ei mingit otsest, et sellist ühest sõnumit, mis kõik peavad aru saama, kindlasti me ei tahtnud nagu anda. Ja lõpetuseks, Maria, nagu ma saan aru, siis sinu jaoks oli see ka esimene kord õudusfilmi žanris või noh, õudussugemetega filmi žanris nii suurel skaalal siis kunstnikutöö tegemiseks või kas ma eksin? Ja tõesti, see oli minu esimene õudusfilmi kallakuga, aga eks me alles alustame filmimist ja see on teine film. Ja sealt, et selle kohta eriti, see on äärmiselt muljetavaldav, milline kõik välja näeb ja tõesti, kui meeldejääv kogu see atmosfäär ja õhkkond tänu sellele on. Kuna ma eeldan, et hästi palju võttepaikadest te pidite ise ehitama nullist valmis, siis mis võib-olla selle juures kõige raskem oli ja kõige aeganõudvam ja mida sealt kõige rohkem õppisid? Tõesti, meil oli keeruline võttepaik, see oli ehitatud stuudios, see oli üks ruum, suur kõrts, mille me ehitasime ümber, mis oli alguses ka kõrtsu sisse ehitatud väike magamistuba, mille me filmisime esimesel päeval ära, pärast seda mõtlesime, ehitasime ümber, et see set oli mõeldud nii, et seda saaks transformeerida. Et see oleks väga praktiline, sest me tegime ka efekte, kus voolab lett ja verd saab maha pritsida ja kõike nii. Et oli kindlasti palju aega selleks, et ma välja mõtleks, et kuidas see kõik meil õnnestuks.
ka visuaalselt, et kuna lugu ei ole nagu ei paikne mingis ajastus, seega me pidime välja mõtlema, et mis me teeme ja mõtlesime enda nagu segu nagu ka, et salapärane ja mitte päris sihuke Art Nouveau, kuigi ikka natuke saksa ekspressionismi, sihuke tume ja sett ja kostüüm oli ka minu mõeldud. Jah, ma arvan, neid kõiki nii-öelda inspiratsiooniallikaid on seal väga hästi tunda ja kui Rauno, sa ütlesid, et sinu jaoks jäi see lugu sind originaalselt kummitama, siis ma arvan, et see tuleb nagu väga hästi ka läbi filmi välja, et kogu see õhkkond ja kõik on mul nagu siiamaani väga selgelt meeles, kuigi ma vaatasin seda filmi nüüd juba mõnda aega tagasi. Aga suur aitäh teile intervjuu eest ja suur aitäh filmi eest ja kõike parimat ning ootame juba järgmiseid asju. Aitäh teile! Aitäh!